Kui oleks ainult üks harjutus, mis aitaks sul alaselja või kaelavalu leevendada, siis see oleks see. Võta juba rätik valmis ja alustame, sest siin ei pea sa olema noor, peenike ega eriti paindlik, et seda harjutust teha ja oma selja liikuvust kodus parandada. Kui seljavalu põhjuseks on mehaaniline tegur, ehk siis kogunenud pinge, liikumisblokeering või nõrkus selgroos, valu tekib seal, kus on liigne liikumine, kus liigub liiga palju, kus on ülekoormus. See selgroo osa, mis on kinni, blokeeritud, ei valuta, sest see on paigal ja seda tüüpi tasakaalutust ei näe ultrahelis, röntgenis, magnetresonanttomograafias ega kompuutertomograafias. See kõige tavalisem tasakaalutus meie selgroos on just selline. Kaelalülid ja nimmelülid on ülekoormatud. Ülekoormatud liiguvad palju, valutavad, kompenseerides blokeeringut, kinnijäämist, rindkere lülisambas. Valu tekib sellepärast, et selg kompenseerib seda blokeeringut. See on kompensatoorne valu. Sellisel juhul ei aita ravimite võtmine eriti, sest kompenseerimine jätkub. Seega, et sind aidata, see harjutus mõjutab täpselt seda kohta, kus vaja. See vabastab, avab rindkere lülisamba, et leevendada kaela ja alaselga. Vaata kui äge, ilus. Võta üks pehme rätik, voldi see pooleks, nii, pikkupidi, ja voldi veel kord, teist korda. Sinu rätikust saab laiem riba, vähemalt 1,5 peopesa laiune. Siin me voldime selle veel korra pooleks. Ja nüüd teeme rulli. Idee on, et sellest tuleks suur rull, nagu see siin, ja hästi pehme. Mägid, nii tehaksegi. Sa heidad selle pehme rulli peale rindkere kõrgusele, rinna kõrgusele, abaluude juurde, rinnahoidja kohale. Selles asendis siin, vaata, heidad aeglaselt pikali, jalad kõverdatud. Kui sa tunned, et pingutus on liiga suur, et see teeb haiget, et see on ebamugav, reguleeri seda kõrgust, kui palju sa pikali heidad, kasutades patju. Pane padi, heida pikali. Kui tunned, et pingutus on ikka liiga suur, pane teine padi. Või kui tunned, et ei veni piisavalt, et pead natuke rohkem sirutama, võta padi ära. Reguleeri kõrgust, kasutades patju, et saaksid pikali heita ja võimalikult palju löögastuda, ilma hirmu ja valuta. Eks? Lase, ma panen selle siia, mul ei ole seda vaja. Et su kael oleks kindlalt toetatud, põimid sõrmed kokku, pane käed kukla taha ja haara kogu kaelast kinni. Eks, küünarnukke ei ole vaja siin ees kokku panna, see on ainult selleks, et kaitsta kaela. Heida aeglaselt pikali, proovi lõõgastuda nii palju kui suudad. Siin tunned, et selg vabaneb pingest. Venitad ja avad rindkere liigeseid. Vaikselt vabastame ja eemaldame selle liikumispiirangu rindkere lülisambast. Jää minutiks sellesse asendisse, hinga rahulikult ja keskendu eriti väljahingamisele. Naudi seda lõõgastuse lainet, mis tuleb koos väljahingamisega. Iga kord, kui sa õhku välja hingad, tunned oma liigeseid. See on peaaegu nagu siis, kui sa tõmbad sõrme ja see teeb naksuvat häält. See on lihtsalt liigesed, mis avanevad. Ja täpselt seda me siin teeme. 1 minut väga aeglase hingamisega. Hoolikalt õhku välja hingates, hoolikalt lõõgastudes. Harjutuse teine osa on lihtsalt jalgade sirutamine nii kaugele, kui see on lihtne ja mugav. Sa tunned nüüd, et see venitus, see tunne, et venitad ja sirutad, laskub kogu alaseljani. See ei jää ainult kaela ja rindkere lülisamba piirkonda. See laskub kogu selgroole. Jällegi veel 1 minut. Aeglane hingamine. Lõõgastu nii palju, kui suudad. Sa võid harjutuse lõpetada pärast seda 2 minutit või teha edasi jõudnute varianti, mis on lihtsalt käte tõstmine üles. Hoia käed üleval. Ja siin tunned, kuidas rind avardub. Tunned, kuidas see venitus liigub rindkere lülisamba ette. Veel 1 minut lõõgastumist ja aeglast hingamist. Olete vaatik üles tõustes. See ei tähenda lihtsalt ettepoole viskumist ja püsti tõusmist. Sa tood jalad, tood käed, aeglaselt keera külili ja siis sa istud.
Selleks, et see blokaad ei tuleks tagasi, et säilitada liikuvus ja vältida valu tagasitulekut, tee seda harjutust kord päevas. Aga sa võid seda harjutust kasutada ka leevenduseks alati, kui vajad. Mõte on selles, et sa asendad selle harjutusega need lihaselöögastid, valuvaigistid ja põletikuvastased ravimid, mida sa ise võtad. Järgmine samm on parandada fastsiat, selgrookatet, ja ma näitan väga lihtsat viisi, kuidas seda teha selles videos. Klõpsa lihtsalt siia ekraanile. Ja kui su selg on lõdvestunum, kergem, siis mõtle kellelegi, kellel on seljavalud, mõni seljaprobleem alaseljas või kaelas ja saada see video talle. Ma lõpetan praegu. Suur kallistus ja järgmise korrani!